Tere tulemast vaatama selle hooaja viimast Ela hästi saadet. Head televaatajad, täna me toome kokku kogu hooaja paremiku. Esimeses Ela hästi saates meisterdasime taimseid bountysid kantrilauljatari Airi Pipulkumar Kansariga, kes rääkis, et temast sai taimetoitlane tälu ühele mungale, kes oli oma ellu nii armunud, et Airil tekkis ka huvi sellise elustiili vastu. Ja muidugi selgus seal saates ka põnevaid ja kummastavaid fakte India kohta. Et hea suve ongi nagu see õige paras king, mis kannab siin kõik pikad matkad läbi, et Indias on igasugune avalik selline õrnutsemine on keelatud. Avalikult võib sülitada, võib urineerida, aga jumala eest mitte käest kinni hoida, musitada. Ja minu kõrvale sattus üks selline põnev selline Rootsi päritolu kiilakas munk. Ja mina tollal ajal pidu, värgid, särgid on, kõik läksime ju sinna Kanal 2-ga, koos läksime tegema minu muusikavideot ja ühesõnaga asi läks nii huvitavaks, et mina otsustasin kõike seda proovida, millest ta mulle rääkis. Avokaadoga on olnud selline teema, et avokaado umbes niimoodi, et ma pean seda saama ja kohe. Täiesti tagurpidi keeras arvamuse mehest ja naisest, mustast ja valgest Eesti oma feng shui õpetaja Siret Seeder. Kumb on yin-alge, kumb on naiselik alge ja kumb on mehelik alge? Ja kumb on siis? Ma arvaks, et mees on nagu ruut, sest naine on nagu voolavam ja kuidagi vabam. See on tüüpiline. Arvates naised on pehmed ja imarud ja mehed on tahumatud kantpead. Just väga hästi öeldud. Aga me räägime energiatest. Kui energia, mis on yang energia ehk aktiivne energia, see läheb, see jookseb, see kihutab, see loob, see avastab, see võitleb, see kaitseb, see on yang. See on hästi kiire energia liikumine. Naisenergia ehk kinnenergia, ta on paigal, ta teeb süüa, loob kodu, toob armastust, hoolitseb inimeste eest ja see on rahulik energia. Me räägime energia omadustest, on siis kiire ja aeglane. Ehk siis, et naine on siis must kast Täpselt. ja mees on valge ring. Kui ehitame uue kodu, uue maja, meil pole ja kohe raha võtta. Me teeme korda sandsõlmed ja köögi elutoa, et teistele näidata, aga magame 5 aastat madratsi peal. Nii. Mina ütlen vastupidi, magamistuba tuleb teha lossiks, sest see on teie vundament ja ülejäänud külas võivad ka põrandal istuda. Kui ma ikkagi soovin oma ellu suhet ja suhet ka hoida, siis on paarisarv. Ma imestan tihtipeale magamistoas on 5 patti. Ma küsin, et kas teil on vaja mingit grupikat teha või? 2, 4, 6, 8, kui armastavad patti, pane veel 12, aga paarisarv. On 2 saatekülalist, keda ma lihtsalt pean mainima. Me räägime tantristlikest suhetest ja sellest, kuidas on võimalik ainult veest elada. Need on Chaya Shivani ja Kalju Paldis. Las nad räägivad enda eest. Inimesed söövad vaikides oma toiduahel ära, panen kartulat, panen seda taldriku peale, aga mina teen teistmoodi, mina laen selle energiainformatsiooni vedelikku, tähendab vette otsa mõttes vahel ka tee sisse ja palun mulle hetkel vajalikke ained, mida minu organism vajab. Ja see ongi väga lihtsalt käibki. Ja ka kindlasti iga kord ma palun nende kaasabi. Kaitse on ajutine abinõu, mida ma olen ka inimestele õpetanud, et kas mingi valgusenergia ümber või midagi. Mina lihtsalt ütlen, minu ümber on valgus ja valgus saadab mind ja armastus ja valgus on minu õpetajad ja minu looming. Ma tunnen, et hea suhe on see, kus 2 inimest tulevad kokku selleks, et jagada oma elu. Kõik tulevad saama. Me läheme saama seksi, armastust, turvatunnet ja kui see saamine pannakse teise inimese peale, siis on kogu aeg oht, et ma jään sellest ilma. Aga kui mul ei ole vaja midagi väljaspoolt saada, ma suudan selle kõik seest toota, siis on see koht, kus ma tulen andma ja mul ei ole hirmu. Kui ma tahan, et mu seksuaalsus oleks aktiivne, mul on vaja imetada oma partnerit. Mulle tõesti meeldima. Ma pean talle iga päev otsa vaatama, vau, mis mees, issand, kui vägev ta. G-punkti ma arvan, et me kõik enam-vähem teame, kus on. Nii, kus see A on? A-punkt on kohe peale G-punkti siis nii-öelda ülemises seinas. Kui G-punkt oleks meil kühm, siis A-punkt on lohk. U-punkt on alumises seinas, et vastu siis anaali seina, et alumises seinas kohe ees ääres selline mõne sentimeetrine pehme kude selline. Täpselt emakakaela taga on siis selline punkt on K-punkt. Need võlupunktid naistel tunduvad sellised
väga mitmekesist naudingut lubavad, aga meestel? Mehed ja naised võivad olla samamoodi multiorgastilised, lihtsalt füüsiliselt. Mehed ei ole võimelised kunagi kogema päris nii võimsaid seisundeid seksuaalselt kui naised. Ma alati ütlen, et mehed saavad meid viia paradiisi väravateni, aga nad sealt edasi kahjus tulla ei saa. Ela hästi saatesse mahub alati ka müütide kummutamist, et ikka põnev oleks. Puuvili esimese toiduna pärast rinnapiim on minu arust väga ideaalne. Kuigi selle kohta on selline müüt, et andke ikka lapsele esimese toiduna aedvilja, mitte puuvilja, sest kui te annad esimesena puuvilja, siis te pärast aedvilja ei taha. Kuna rinnapiim on magus, siis laps tõepoolest eelistab väga hea meelega seda puuvilja. Aga ma ei saa öelda, et laps, kes on alustanud puuviljaga, ei taha pärast aedvilja, sest minu lapsed nagu alustasid puuviljaga ja lapselaps ja söövad ka aedvilja väga hästi. Lapsel kujuneb siis see oma selline bakterioloogiline keskkond välja teiseks eluaastaks. Oleks hea, kui see on ühest asjast tehtud, siis ma saan aru, et ütleme kõrvitsapüree. Aga kui seal on mitmed koostisosad, siis oleks parem, kui tegelikult laps tunnetaks neid erinevaid koostisosi. Mitte, et me teeme blenderis mingite 7 asjast sellise püree, et laps ei saa, lapse keel, maitse meil üldse aru ei saa, mida ta sisse sööb. Kindlasti mitte siis kasutada neid tugevaid maitseaineid, millega me ise nii harjunud oleme oma toitu maskeerima. Normaalse hea tervise juures rase võiks kindlasti süüa palju puuvilju ja süüa vähem rasvast toitu ja siis ei ole ka selle veresuhkruga mingit probleemi. Tšau, Jaan! Tere! Pärimusmuusika on selline natuke nagu muuseumi muusika, et mind huvitab lihtsalt muusika ja siis need asjad, mida tihtipeale pärimusmuusikaks nimetatakse, on nagu minu jaoks natukene kulunud, et mina tahan teha ikka midagi sellist uut, vaid pigem on parmupill minu jaoks just selline tulevikupill. Juba linnukesed. Jah, üks Euroopa vanimaid leide on Eestis, aga sellegi poolest üsna kindla peale on ta ikkagi tulnud Kagu-Aasiast või sealtkandist. Ka veganile võib sobida lihasööja tehtud smuuti, nagu lihasööjale võib sobida vegani tehtud kotlett. Lihasööjate ja taimesööjate sõprusest hakkasin ma rohkem mõtlema siis, kui Ela hästi saates tegi oma elu esimese vegan browni armastatud kulturist Ott Kiivikas. Alati tasub otsida seda, mis meid elus ühendab, mitte eraldab. Me teeme täna siis vegan, maapähkli või šokolaadi browni. Võib-olla ütleme nii, et inimesed ka mõtlevad, et mis nüüd siis lahti on, et miks peaks tegema brownit, aga mõtlesin, miks me peaks tegema mingit tavalist, ütleme siis võib-olla lihtsalt nii-öelda kas tervislikku salatit või siis mõnda, miks mitte, ütleme seenest tehtud näiteks ütleme siis kotletti või midagi seesugust, et teeme magustoidu, et näitame, et tegelikult magustoitu annab ka teha natukene tervislikumas võtmes ja ma olen korra seda oma elus saanud ja ma pean tunnistama, et kui mul ei öeldud, mis siia sisse nagu pannakse, siis ega lauas koogitükki lõigates ega ma aru küll ei saanud, et sealt tegelikult ütleme sellised loomsed päritolu toiduained nagu tegelikult puudusid. Kas see on siis su esimene taimne kook, mis sa oled teinud või? Kui nüüd vaadata koostisosi, siis jah, et kui kõik taimsed koostisosad, ma arvan küll jah, et see oli esimene kohk. Kui see ei ole isegi, ütleme, muna kasutatud, mida ju tegelikult isegi, kui sa ei pane sinna midagi muud juurde, siis muna ei muuda, ütleme, rikub nii-öelda selle taimetoidu nii-öelda selle pildi ära, et see oli tõesti ja kusjuures ma ütlen, et ega absoluutselt maitsest küll ei saa aru, et see erineks nüüd sellest, kui oleks siin kasutatud mõnda loomse komponenti nagu sees. Meil on häid ilunippe ja inspireerivaid inimesi. Ja mida ma siis hommikul söön, leotatud terad pähklid, hästi palju marju ja siis puuviljad tükeldatud. Kui keegi on üritanud emotsioonidega rinda pista, üritanud võidelda emotsioonidega, siis väga sageli, isegi kui alguses tundub, et see võitlus lõpeb sinu võiduga, et sa suudad kuidagi mõne emotsiooni üle kangutada tahtejõuga, siis kui kauaks sellest tahtejõust piisab, et tahtejõud on iseenesest ka emotsionaalne nähtus, et siis tahes tahtmata millegi pärast on niimoodi, et see emotsioon jääb ikkagi peale. Ja sageli siis süüakse hoopis ka teistel põhjustel, kui näiteks tühi kõht või kas või see sotsiaalne selline tore atmosfäär. See jõud, mis seal taga on emotsionaalne. Emotsioonidega saab kõige paremini sõbraks niimoodi, et sa esmalt teadvustad, mis on see jõud või mis on see sund või ajend, mis paneb sind näiteks sööma siis, kui sul kõht on juba täis. Mis tahes eluhetkel sa koged emotsiooni, ilma milleta su elu oleks nauditavam.
rakendad sellise sisemise meetodi või tehnika, mis on hästi üürike, hästi lühike, kui see on õigesti ära õpitud, see on võib-olla ainult paar sekundit pikk ja see emotsioon vabaneb. Meie lastega alati ütleme, kui kell on 17, soovime nüüd kõik, on ju, et see on see hetk, kus nagu see soovide värav on avanenud ja siis sa saad nagu, et see, mida sa mõtled, see justkui nagu hakkab kohe realiseeruma, et siis manifesteerid. vaata oma mõtted üle. Kivikestega. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tegelikult see teeb sellise rütmi. Just. Kive me täna ei söö. Kive me täna ei söö, kuigi need sobiksid, vaata, kui nad nüüd siia sisse panna, super, on ju. Ja. Kusjuures kivide söömisest rääkides. Nii, sa sööd kive ka? Ei söö kive, aga kui teil on selline mingi tore mäekristall, hammas valutab näiteks, pistad suhu sinna, hoiad seal hambas, kui sa, mina näiteks olen suhteliselt tundlik, et ma tunnen, kuidas ta tõmbab välja selle. Kui on mingi haigus või terviseprobleem, siis loodus on sellele alati abi. Üldreegel on selline, et mitte ühtegi eeterlikku õli ei panda nahale lahjendamata. Tead, üks, mis mulle väga meeldis, oli siin ilang, mis see teeb? See on selline meeleoluõli. Siuke nagu kuidagi kubane. Ta on oma olemuselt selline, et ta nagu süvendab inimese sellist enesetunnet, et ta tunneb ennast oma kehasesti, et ta on nagu kahe jalaga maa peal, et ta on võimeline tegema neid asju, mida ta ette võtab elus. See on väga hea loits. Ma praegu isegi mõtlen, et see, mida me usume, on ju nii oluline, eks ju, ja kui ma võtan seda ilangi ja siis sa loed veel peale need sõnad, et pead kahe jalaga maa peal ja kõik see enda essentsi nagu kinnitamine, siis see ongi juba maagia. Kui see toetab, siis see ongi juba maagia, jah, täpselt, ja siis see toimib ka. Jaa, no usta ka nii mõnus. Kõigepealt ma sõin siis ühe krõpsupaki rohkem, siis ma hakkasin ennast vaikselt karistama, et mitte ma ei läinud trenni, vaid ma lihtsalt panin näpud kurku. Mul jäi kool pooleli, absoluutselt kõik asjad. Ma lihtsalt istusingi toas ja ma alustasin hommikut söömisega. Ma sain samal ajal ka päranduse ja ma sõin maha 15 000 eurot aastaga. See tähendab siis seda, et sa nautisid nii söömist kui sellest söögist nagu lahti saamist oma kehast? Just. Ei, see ei olnudki see söögist lahti saamine, oli lihtsalt, et ma sõin oma koguseid, kui ma praegu need ette paneksin, ma mõtlen, kuhu see ühele inimesele läheb. Kas sa oled mõelnud, et mida sa oled sellest olukorrast õppinud? Miks oli hea, et sa tegid läbi bulimia, tegid läbi anoreksia, oled täna siin? Ma leidsin oma elu mõtte, et ma tahan õppida toitumisnõustajaks ja toitumisterapeudiks. Ma naerangi alati sõpru, kui me käime väljas ja nad ütlevad, et sina ju kooki ei söö, et sulle me hakka isegi pakkuma ja siis ma ütlen, söön küll, ma söön ka kooki, ma armastan ka kõike süüa. Aga lihtsalt see, et ma teen teadlikke valikuid, et jälgisin meeletult, mis nagu need toidud sisaldavad, palju täpsemalt kaloreid, kõik pidi olema alla 100 kalori 100 grammi kohta, muidu ma seda suhu ei pannud. Lõppes sellega, et oli tugev anoreksia, kus lihtsalt nagu vältida toitu siis maksimaalselt. Küll oleks tore, kui me suudaksime nii enesekindlalt ja nii püsivalt pürgida oma unistuste poole või mille iganes hea ja ilusa poole. Kui sa tahad teada, mida sul ellu vaja on ja kuidas seda oma ellu tuua, siis Külluse saade on see, mida sa pead vaatama. See muudab su maailmapilti kapitaalselt. Kui ma vaatan maailma, siis ma näen seda nagu, see oleks nagu keskkond, kus me saame ennast kogeda. Ma sõidan autoga ja ma mängin, et ma elan mingis teises reaalsuses. Sellest hetkest alates, kui ma olen hakanud tähelepanu pöörama sellele, mille eest ma saan tänulik olla, siis ainult häid asju mu ellu nagu juurde ilmub. Tänulikkus on minu jaoks täielik tööliist ja see on midagi sellist, nagu, mis läheb tööle sellest hetkest alates, nagu kui me valime nagu panna tähele, et ükskõik milline olukord on, siis see ei tule kunagi niisama. Seal on mingi sõnum, seal on midagi, mida ma saan õppida, seal on midagi, mida ma saan ümber teha, vaid ma lihtsalt vaatan kõike nagu hästi suure huviga, nagu vau, selline asi. Ja siis ma otsin sealt seest seda, et aga mis selles head on. Aga kui ma nagu vaatan peale asjadele, mis on negatiivsed, siis see, mis mind päästab, on see, et see on kõigest varasemate mõtete ja tunnete tulemus. Ja kui ma valin siit hetkest vaadata nüüd maailma natuke teise nurga all, siis ma tean, et kuskil 3 kuni 6 kuu pärast on kõik juba teistmoodi. Kui kuskil midagi väga koledat on, siis esiteks ma saadan sinna täiega armastust ja teiseks ma lihtsalt loon selle peale selle pildi, et ma ei toida energiaga seda pilti, mida ma enam ei taha. Tihtipeale, mida inimesed üritavadki teha, on see, et nad vahivad tõtt oma reaalsusega ja siis nad üritavad seda reaalsusest mõeldes sealt välja pääseda. Aga nagu see ei tööta niimoodi. Sa pead reaalsusest lahti laskma ja looma täiesti sealt väljapoolt uue visiooni selleks, et asjad hakkaksid minema
minema teisele poole positiivsema. Ja mitte keegi ei pea teadma, et ma mängin niisuguseid väikseid mänge enda peas. Aga mis sellega juhtub, on see, et ma lülitan ennast võimalustesse sisse. Ja kui sa lülitan ennast võimalustesse sisse, appi kui hea. Sa kirjutad välja lihtsalt ala oma elu kohta. See on see, kus ma elan, need on mu finantsid. Okei, kirjutad välja reaalsuse, mis praegu kirjutad oma praeguse reaalsuse välja. Väga hea. Ja kui sa oma praegusele reaalsusele otsa vaatad, siis seal on kindlasti asju, mis sulle sobivad ja sa saad kohe öelda, mulle meeldib see, aitäh. Aga sul on asju, mida sa tahaks muuta. Ja siis sa küsid nende asjade kohta, kui ma seda ei taha, siis mida ma tahan. Ja sa lood uue visiooni. Aga see on üks klassikaline asi, mida Maren ütleb, kui ma seda ei taha, siis mida ma tahan. Ja see on sellepärast, et üks hetk, kui sa tegelikult harjud selle mõttekäiguga ära, siis see on midagi sellist, mis muutub sulle nii loomulikuks, et sa tegelikult teed seda jooksvalt iga päev igasugustes olukordades. Kui ma juba kujutan ette, et üks tabel, üks kolumn on selline, kus on kirjas kõik see, mis mul on, ja teine tabel on see, kus on kirjas kõik see, mida ma soovin, et oleks. Ja. Nüüd, kui me siin lõpetame, siis ma lähen seda tabelit tegema, okei? Absoluutselt. Ja üks suurimaid takistusi, miks inimesed ei suuda manifesteerida, on see, et nad kipuvad minema selle küsimuse peale, kuidas see juhtub. Aga kuidas ei ole kunagi õige küsimus, sellepärast, et sa ei tea, kuidas. Sa kõigepealt oled siin, kus sa oled, siis on tükk nagu maad, mis on puristik. See on see visioon, mida sa tahad. Aga see visioon hakkab ennast lahti rullima sellest hetkest, kui sa sinna sisse elad. Ja siis sa hakkab märkama neid väikseid samme. Inimesed räägivad, et armumine on pime. Mina ei usu sellesse. Ei, ma ka ei usu. Mina usun sellesse, et armumine on see seisund, kus me oleme oma täispotentsiaalis. Ja mina olen oma täielikus teadlikkuses ja tema on oma täielikus teadlikkuses. Ma näen seda inimest ilma tema jamata, ilma tema programmideta. Ja see, kus meil raskeks läheb, see ei ole mitte tema päris olemus, vaid need on need programmid, mis on vaja eest ära võtta. Kui kõrval lauas seal minu töökaaslased hakivad kilogrammidena kana südameid selleks, et teha kastet. See isegi viis mind kuskile sürrealistlikusse maailmasse, kui ma süvenesin sellesse, mis toimub siin minu lähedal ja mida ma pean tegema, kas põgenema või võitlema või ma pean lihtsalt edasi oma tööga tegeleda. Mis sa siis tegid? Ma läksin ära keset vahetust. Aga keegi mulle midagi öelnud, sest nad teadsid juba varem, et ma olen napakas. Aga see on, ma arvan, äge, et sa oled piisavalt napakas, et seista oma tõekspidamiste eest. Ma arvan, et selline napakus kuluks kõigile ära. Ma olen absoluutselt meeleheidel inimene, mul on jumala ropendada ei tohi. Võid öelda ikka? Ei, me ei pane juba, ütle välja. Jumala pohhui nagu. Tundub, et see, et sa ütled, et sul on ükskõik ja sa lähtud oma sisetundest, on see, mis toob välja ka sinu sellise ande ja talendi tunnetada ja lugeda energiaid. Kas sa ise tunned seda ka samamoodi? Ma arvan, et jah, esmaks hirmu puudumine. Selleks, et tunnetada inimesi, näha neid läbi, sa pead olema avatud kõikidele pattudele, rõvedustele. Ma haaran sellist tähelepanu, sest tegelikult see väga meeldib inimestele, kui nad tunnevad ennast minu juures turvaliselt. Kui mulle andi õuna, ma teadsin, et see on õun ja kus see kasvab ja mis see on. Kui mulle anti kotletti, mul oli probleem. Hakkas vastu või? Hakkas vastu. Kas sa väiksena juba tajusid ka seda, et mis kannatus selle taga on või seda nagu sükest, hirmuenergiat võib-olla ka? Vot vaadake, ma ütlen teile, vanematele, kellel on väikesed lapsed. Te ei taha mitte kunagi, et laps teile valetaks. Te tahate, et ta oleks teiega siiras. Kuidas see võib olla väiksemast peale, andes talle toitu, te hakkate valetama, et laps sa ei söö tapetud looma, vaid see on mingi kanakese antud filee, selleks, et sina oleksid terve. Mida paska? Hea toidu terviseks. Just. Teeme hea koksu. Jah. Hästi elamise sisu on rõõmustamine ja nalja on meil saanud saates kõvasti. Wow, I feel good. Lähete üksikule saarele ja saate kaasa võtta 3 asja. Naine. Mis asjad te võtaksite? Naine? 3 naist? Jesper? Margus ütles mu vastuse ära, aga minu käest esimesed küsib. 3 enda naist, jah. 3 enda naist, okei. Poliitiliselt korrekt. Luga.
tikud ja naine. ja naine. Oskad sa seletada, kuidas internet töötab, Margus? Ma jätan selle Esperile, ma joon ploomimahla vähe. Eero on vist kõige vanem, sa oled lugenud selle kohta või? Siis, kui te rääkisite eelmine kord just. Ma arvan, et see on midagi elektroonilist. ja võrk on ja kuskil on mingi kood kirjutatud ja umbes midagi sellist. Nullid ja ühed jooksevad vastavalt. Jesper, sa loogutad ka seal, nii on jah? Jaa, no ta eelmine kord rääkis ka meile. Margus, miks on tennisepall karvane? Ohohoo, äkki siis ta ei lendaks nii kiiresti, et... On ägedam taga ajada. Mõnusam on käes hoida. Ma arvan ka, et naistennisistide tõttu, selle tõttu nad topivad neid endale taskusse ja mis taskusse ei mahu, siis püksi, et oleks nagu mõnusam. Ära müü ennast, ole ostetav. Ei tulnud hästi välja vist praegu. Ja lõpetuseks, mehed, kumma supervõime te valiksite? Kas lendamise või nähtamatuse? Nähtamatuse kindlasti. Sellest ma olen unistanud juba poisikesest põlvest. Nukid, ma ka kindlasti see nagu. Naiste sauna saab minna. Ma mõtlesin, kas ma lõpetan su lause või lõpetan. Huvitav mõte selle peale. Need on kaks naistemeest ikka, mina läks panka rööbima. Lihtne, ma olen alati sellest unistanud. Siis on lõpmatud, siis ma saan ükskõik mida oma elus teha, on ju. Tõeline rõõm tuleb vahel ka äpardustest. Tegijal juhtub alati nii mõndagi. Ja siin on nüüd meie saateapsud. Naudi! See koriander on siuke nagu värske pauksuus. Vaata. Tere, alustame saatega Ela hästi. Oota, et sa lähtud nii tugevalt oma sellest sisemisest Ja, et käed on alati sitases, käib asja juurde. Võib-olla. Ja mida ma pean ütlema? Sa võid siis lehvitada. Lihtsalt. Tahate äkki komme tulla proovima, nüüd saab. Nii. Vaatad kaamerameest, võib küll. Armsad televaatajad, täna on mul suur au tutvustada teile Meie istume nendega hoopiski laua taha ja ma esitan neile natuke krutskiga küsimused. Marguse võtame siis aga ka. Me lähme armastame oma omlette kohe ka kaamera ees, eks? Tere, head televaatajad, alustame Ela hästi tänavu hooaja viimaks, ma ei taha öelda tänavu. Ma tulen kohe järgi uuesti. Ka seekord jagame saates head kraami. Seekord Muliersi pesuvahendeid, revolutsioonilised Eestis tehtud, terve kasti anname ära. Kui sa tahad võita, mine Facebooki lehele Ela hästi TTV ja terve kast võib olla sinu. Ja saigi läbi Ela hästi teine hooaeg. Kõik saates tehtud retseptid leiad bananisaar.ee. Seda saadet oli suur rõõm teha ja veel suurem rõõm teiega jagada. Enne kui me lähme kõik nautima suurt suve, ma jätan sulle 2 mõtet. Kui täna on sinu elu viimane päev, siis mul on sulle ainult üks küsimus. Kas sa oled saanud armastada piisavalt? Ja teine mõte, järgne alati oma rõõmule. Kaunist suve, kohtume taas sügisel. Seniks, ela hästi!